Nii, esimese rapsu ma leidsin siukse tee otsa. Autoparkla on juba minust allapoole jäänud. Siin tõuseb. Sihta silm. Nii, tulin sealt poolt. Ja lähen siia. Keegi on veel rattaga matkamas. Ja mina üritan siis seda Flatšöisi mäe otsa minna. Sinna näitas, et 4 tundi ja 10 minutit. Autoparkla on juba jupp maad allpool. Ja nüüd üles siis siukse raja pealt. Päris võtab vähkima. Aga matkarada on vähemalt tähistatud. Siit läbi rada. Ja siia. Külm tuul on. Muidu soe, nahk on märg juba. Aga tuul on vilu. Autos näitas 12 kraadi sooja. No, autoparkla on juba päris alla jäänud. Siin väiksed varingud. Otse alla. Matkarada. Siit näitab. Edasi. Ikka edasi. Ei sammugi tagasi. Sealt tulin. Ja nüüd on lageda. Kust nüüd minna? Siit läheb mingisugune peenikärada. Siin on mingisugused loomaaedikud. Seal on söödaplats. Seal on kivi peal mingi märk siit järelikult. Jah, sealt läheb rada edasi. Nii, jah, läheb ilusti. Ahah, aedikusse minna. Mingi vooluvärk on ka siin. Nii, kummale poole nüüd? Ma arvan ikka siit äkki siis. Siit. Nii, mingi kohin hakkas pihta kuskil. Siit tuleb väike oja. Kus me siit näeme ka puude vahelt. Päris kõrgel juba olen. Näitsa. Aga ikka edasi. Peal on tõustund ja nüüd olen korraks mingi lagendiku peal. Aga lumi on juba päris ligidale tõusnud. Vaatasin just kepsu pealt, et olen 1640 meetri peal. Tulin sealt äärest. Nüüd on mingi väike teelahkme. Aga minu siht näitab, et on siit ikka. See Wolfendorn on minu oma siis. Läheb siit kitsas tõus jälle. Avadi. Mis ma näen? Lumi. Nii. Varju käes. Aga esimene lumi. Ja talvesaapaid veel panna kaasas. Vaja pole, aga keset juunikuud on hea jalga lumele panna. Mägiojad tulevad siit, alles oli siin ja teine oli natuke just seal pool. Päris palju tuleb seda lund alla. Aga edasi, vägisi tuleb lume peal juba ronima hakata. Nii, kus siit rada läheb üldse? Sealt osa. Libe on. Pagan kui väge. Aga juunikuus lumi on maas. Päris äge. Nii, kus ma nüüd minema pean? Siit vist. Korja, mis nüüd saab? Sealt on paksu lume all. Huvitav. Läheme siis siit kõrvalt. Vähe järsem on, aga peab saama. Siin ma arvan, ma teen oma papud märjaks. Igast kannab ka kõva lumi. Proovime. Nii. Libe ka ju. Päike on pealt sulaseks teinud. Nii. Oota, ma panen igast kaamera rääkima ja ennast
aga mäetipp ei ole enam kaugel. Päris äge. Vaade on võrratu. Aga ma ei saa aru, vist olen õigelt rajalt eksinud, aga noh, lähen metsikult. Tuleb siit minna otsa üles, see kõige laugjam. Aga maastik on juba hoopis midagi muud kui allpool oli. Aga edasi. Päris järsak lahtiste kividega. Proovin rohkem muru pealt. Aga suht püsti loodisega, siit tuleb minna umbes, ma arvan. Heal juhul saab sealt üles ja saaks sinna otsa peale, sealt peaks juba mu autot ka tegema. Aga seal need kõrged lumised mäed on täpselt minu kõrgusel juba. Siin on paks lumi. Kuradi äge, aga väsitab. Siit oli päris raske. 4 veoga tuli tulla. Sambast kinni hoida, tõmmata ennast ülesse. Päris järsak alla. Siit kuidagi läbi selle lõpsiku siis sealt. Aga natuke lõtsutame ja edasi. Päris püst loodis ronimine. Aga siit edasi. Peab vaikselt tegema, keda kappi ei tule mulle ju. Alla ei tohi kukkuda. Jõudsin laugemale kohale. Aga näe, kõrgemalt on kohe parem vaade. Miks mul see rada ära kadus? Rada on paksu lume all. Vahepeal tuleb jälle välja. Aga siis on jälle paksu lume all. Sealt läheb. Nii et rada on seal, aga peaks rohkem paremad lumesaapad võinud jäga olema. Aga mingi asi on siit siksak üles läinud. Kitsed vist äkki. Aga ma arvan, et üritan kas sealt poolt. Siit on liiga järsud. Kuidagi sinna minna. Aga ega midagi edasi. Et lennukit vaadata lendamas, tuleb allapoole vaadata. See on ka juba omaette kogemus. Ja sinna vaadates madalamad pilved on minu kõrgusel juba. Ma olen üle 2 kilomeetri kõrgusel. No ei ole enam palju ronida. Aga lahtine klibu tuleb ettevaatlik. No nii, siin läheb kuidagi nagu väga järsuks see värk. Otse kindlasti ei saa. Nüüd on üks variant kas sealt või sealt. Nii. Siit tuleb kindlasti rohkem ronimist, aga on nagu puhkamise platvorme. Siit poolt ma ei näe, mis nurga taga on. Vaatab, nii, jää ikka siit poolt. Külm tuul on. Endal on nii pala seal ronimisest. Aga tuul on päris jäi. Pole enam vaadanud kogu kõrgel mulle. Kindlasti tule vastu. No nii, õiged mägimatkad ronivad seal. Heil on mingisugused suusad asjad. Suusad on jalas, jah? Suusad ja suusakepid. Vaata, nüüd tulevad allagi. Need olidki need sinka-vonka jäljed. No nii, kohe vaatame, kuidas nad lähevad. Ahei! Saksa keeles räägivad. Tuled ühe nurga tagant ülesse, vaatad, et juba oled tipus, aga vaatad jälle, edasi läheb ikka veel tipp. Aga tundub, et ikkagi jõuan täna kohale. Isegi see kõrgemamäe kõrge tipp ei ole nagu kaugel. Selleks, et lennukit vaadata, tuleb allapoole vaadata. Nüüd kaob sinna mäe taha, aga tõusmine jätkub. Ja ei tule veel tippu. Aga noh, natukene laugimaks läinud. No nii, olen tõusnud. Sealt on juba seda parkla juures olevat teed näha.
praegult on mul kõrgus 2300, nii et 900 meetrit allpool. Ja see oli see mäetipp, mida ma mõtlesin, et ma vallutan, aga see nüüd tükk maad allapoole jäänud. Aga siin ikka jätkuvalt tõuseb. Ja teisel pool on see väga kõrgemegi juba tipp on nii-öelda suhteliselt tasa. Et ma ikka üritan veel edasi minna siis. Nüüd on nagu laugem olnud, aga noh, jah, eks ta ikka niisugune jah, huvitav ronimine, võtab ikka tead lõõtsutama. Vaade on lihtsalt võrratu. Aga see viimane ronimine nüüd on küll vähekene päris action. Ei ole just mägisaapad, on tavaliselt kingad. Lahtine klibu, järsud nõlvad, aga õnneks on sammalt, millest ennast vähe aidata esila veoga. Nii palju ka, et ilm on külmemaks läinud. Õnneks ma võtsin, mul on see nii-öelda kargo, selle Schmitsi paks jope, mis on ökurvest jope, ilma käisteta. Algul ronisingi sellega ülesse. Ja siin läks nüüd nii külmaks, et ma võtsin õnneks seljakotiga fliisiga kaasa, panin fliisi alla. Nüüd on jälle hea olla. Selge on muidugi ronimisest märg, aga külm, tuul on külm. Kahit erumaid ei kaasa. Äramus küll. Siin üleval on väga külmaks juba läheb see olemine. Aegi jäin ja tuul puhub. Ei ole just mägi matka ja varustust. Automatka. Ja vist hakkan loobuma. Ole külmaks läheb see olemine juba. Aga üldiselt autod varkat enam ei näe ka. Ilmselt on kõrgemal, kui udupine juba hakkab allapool tekkima. Kell on juba Eesti aja järgi ikka, mina elan. Kell on 1. Ükskord kell ma startin, ei mäletage enam peast. Mis pärast vaatab. Oh! Jõhkralt ilus vaade. Ega siis midagi. Naudime vaadet. Joome ühe Umalo limonaadi ära siin. Ja siis tuleb hakata alla ronima. See vaade väärib nautimist. Kui nii külm ei oleks muidugi. Nii, hakkame siis alla minema. Aga kust kohast? Sealt samast ei tahaks minna ju. Siit tuleks, seal on isegi matkarada. See on ikka enamus ajast lume all. Siit tuleks maru vaja otse minna, aga see lumi on, võib liiga paks olla ja mine liiga järsu laskumisega ka. Suuski mul ju nii, võtame siis plaani. Siit alla ja siis sealt äärest ja sealt saab äkki sinna rajale. Esimene plaan oli väga hea. Siit tuleb hoopis üles minna, et sinna minna. Ja siit paistab mingi väga järsak alla olema. Ja siit mõte tõukeb lumi on siit, aga lähengi siit nüüd alla ja siis saan sinna minna. Siit on küll väga järsak. Aga vaatame, äkki lasen isegi perset pidi alla natukene. Ei tahaks püksi ära küll määrida, aga vist saab lihtsamalt äkki, jah? Sai küll. Edasi ei tohi, siit tuleb juba kuristik alla. Vaida kurat, päris järsak kuristik. Ja, siit saaks hüpata alla. Paks lumi all ju. Näed on ütleme. Ei, siin on kõik kuristik. Tuleb siit minna. Saab sealt alt sinna. Ja siis sealt jõuab äkki sinna matkarajale ka. No nii, sealt ma tulin. Sinnani liuglesin. Tulin siia. Ja nüüd on vaja kuidagi siit. Kurramuse see lumi on ka siit ju live. Aga tuleb kuidagi siit saada. Teist pool lume ära saan, siis sealt peaks lihtsamaks minema asi. Tuleb tõdeda, et näeb hirmuäratav välja, kui arvasin. Kui siit ükskord veerema saab, siis on ikka jama majas. All on ainult kivid ju. Kurmus küll.
tuleb väga ettevaatlikult minna. Ma ei taha siit allale veereda. Aga tuleb teisel poole lund saada. Kes oleks seda arvanud, et keset juunikuud tuleb lumega võidelda. Nii. Oleks nüüdki kindlalt kaasa võtta ju. Pool maad tehtud. Küllap teise kaasa oleks kiidab. Nii. Siit oli väga hea tulla. Aga mis nüüd juhtub? Oh shit. Seda, et siit ei saagi alla. Siit saab hüpata alla. Nii. Mis siin on? Mis siin on veersak? Vaata. Oh, ma näen rada. Nii. See on järsak, aga siit lähme. Oi, vist on väga järsak. Seda et. Ohohoo. Tuleb panna 4x4 tööle. Nii, peaaegu rajal. Kuramus, sinne peale jube järsuks. Vabadi! Kas nüüd ronida või hüpata lumme? Vabadi! Nii. Kõrat, ma arvan, lumi on lihtsam äkki. No nii. Ei küpe! Jah! Ossa teama nii! All. Siin oligi see enne koht ju. Ma läksin ennem sealt üle ja otse ülesse. Aga rada tuli hoopis siit, aga siin on nii lume all. Nüüd ongi küsimus, kuidas siit saan. See on nii terava nurga all see lumevärk. No täitsa lõpp. Mis ma nüüd teen? See on nii terava lumega, et sealt ma libisen raused alla. Mul on vist lihtsalt siit mööda moru libiseda. Saab kuskilt pidurdada ka ennast natukene. Ohohoo. Aga ega midagi. Sinna. Kas teate, et need väädid on sellise nurga all päris libedad, rohulibled. Ainuke hea, et nad on nii suured, et saab ennast kinni püüda vahepeal kätega. Siin läheb nüüd natuke veel järsemaks. Aga noh, seal on nüüd lumi ja väikene nii-öelda astang. Ma pean sinna ääreni lohistama ja siis saab hüpata lumme. Siin ma olen jälle rajal. Aga kes ütles, et elu peab kerge olema? No nii, nagu naksti. Ja nüüd, nagu tead poisikesele kohane, väikene hüppelumme. Ütleme, et silma järgi 1,5 meetrit allpool. No mis see nüüd väike lennuk ikka teeb? Juhuu! Jah, nii. Nii, jah, matkarada, aga seda, et matkarada on kuskil siin 2 meetrit allpool. Ja siit ma ei lähe kuidagi üle. See on nii järsak ja libe lumi, et ma liuglen esimese mürtsuga mingi 100 meetrit alla. Ja siit kõrvalt on ka natuke liiga järsak, aga siin on puud jälle äkki. Ja kuidas seal on, ei mäleta enam, kas seal on nüüd järsak või ole. Meil on siit lume ülevalt. See on sealt. Ohohoo. Äkki ma üritan siit minna puudeni, puude juures sinna ja sealt lumest äkki saab kuidagi ennast hüpata jälle. Et mitte eelmise selle ei läinud otse, vaid nüüd sealt läksin hoopis otse, hakkasin ülesse minema. Siin eelmiseni ei jõudnudki, siit läksin, kus nii-öelda rada lõppes ära, rada tuli siit lume alt siia. Siis pole ime, et ma rajalt ära eksisin, rada ei olnud. Tulin siit kaudu, veel, siin on see kurv, siit kust on hea tulla, aga siit matkarada järjest langeb ka samal tempol, et ma ei jõua ikka ja nüüd ma olen jälle kõrgema järsaku otsas saadamas.
siit saan kuidagi allapoole. Ohohoo. Võtta ma siit hüppasa. Siin on kohe kivine ka, et hüpata. Aga lähen siit. Ei, lähen sinna kivi otsa, sealt hüppan ja siis... Oota, kus see matkarada on nüüd jälle? Saada, matkarada on sealt, läheb jälle sinnapoole ju. Mul ei ole sinna minemisest kasu. Ma olen sinnapoole saamas, ma pean siit poolt tulema. Okei, no nii, tulin siia. Aga siit ju... Ja matkarada tuleb siit üles, aga alla läheb ikka siit ju. Siis ei, siit ma ennem küll tulnud, minu jälgi pole siin. Ma pidi veel alt poolt minema otsem ülesse. No, oleks maru vaja seda alla minna kelguga. Ma pean siit nüüd kuskil kõrvad minema. Keset juunikuud, mina pean lumega maadlema, nagu normaalne värk. Ei saa matkarada minna. Ta läheb siit ja siis läheb sealt alla. Ma pean nüüd siin turnima. Jälle terav nurk. Jaa. Mis nüüd jälle siis meeter poolteist. Jipika jee! Osa! Nii, tehtud. Jätkuvalt sama rama. Siit ei saa jala. Minema siit otse. Matkarada on hea, kui saab käia seda mööda. Loobusin sest matkarajast päriselt. Ei saa see nii lume all. Lähen siit metsikult otse alla. Ehk jõuan õigesse kohta. Küll jõuan. Ega see lihtne ei ole, aga... No nii, panen läbi võpsiku. Vähemalt selle lumega nii palju heitlemist. Ehk jõuan ühelt maalt matkarajale ka. Õige, praegu ma vaatasin 1900, kuskil 200 meetrit on veel siis lund. Siis peaks lihtsamaks minema. Aga praegult ma arvan, et ma pean hoidmas sinnapoole suunda ennast. Ma arvan, eks see näha ole. Jõuan tsivilisatsiooni. Mingi tee läheb sealt. Ei olegi vist päris ära läksinud. Nii. Hoida, aga see sama rada küll ei ole, kus mina enne tulin. Aga vahet pole, peaasi alla saab. See on päris lumine. Ma jõudsin igal juhul samal rajale, kust üles tulin. Aga ega see alla minek on lihtne ei ole. Mootoripidur juba hakkas enne jumpsima. Käsipiduritross hakkas ka järgi andma. Natuke juba võtab põhmale ikkagi see alla minek ka samamoodi. Aga pole hullu, auto pole enam kaugel. No, ja ma mõtlesin nii väikese küko otsa minna või. Nüüd olen vähemalt samal rajal tagasi, kust tulin. No, vast ehk tunni paari pärast jõuan autosse. Näed, siis seal käisingi. Oli äge. Pool mäge nüüd juba alla mindud ka, nii et ega pikalt polegi. Paar tunnikest veel võib-olla olen all. Erinevus ülemise otsa ronimisega on see, et siin on palav. Oi, autod, parkla seal. Ei ole enam palju. Et üleval on nii külm, all on nii palav. Häda kohe inimesel. Kalas on juba päris läbi.